saa sellist asja osta lihtsalt tunde või välimuse peale. Ja ma võtaks padjakesi ka. Kuna lihtsalt asjad tekitavad stressi. Kui raske on leida häid ehitajaid, laatijaid, maalreid, elektrikke, torumehi, you name it, nagu lihtsalt. Viib lapse lasteaeda ja meie ootame beebiga autos, sest meil tekkis siuke kiire mõte minna Tallinnasse. Tegelikult me oleme seda juba, ei tea, kuu aega peaaegu planeerinud, aga siis kui lapsed haigeks jäid, siis kuidagi ei tahtnud kõik neljakesti minna, sest ikkagi pikk sõit ja edasi-tagasi lihtsalt korra nagu mingi 2-3 tunni pärast Tallinnasse sõita nagu tundus mõttetu. Kuigi jah, meie diivan veel ei ole tellitud. Nii et me täna lähmegi vaatame veel diivaneid. Me oleme ühe korra juba käinud Tallinnas ja olime kindlad, et okei, tellime. Siis käisime veel Tartus vaatamas neid diivaneid ja siis kuidagi kadusid kõik mõtted ära, et need ei ole ikkagi päris need, mida me tahame. Meil Iskus on üks valik, mida me internetist nägime, et päris lahe näeb välja. Aga tahaks ju proovida ka. Ei saa sellist asja osta lihtsalt tunde või välimuse peale. Ja just tunde peale tahaks ju osta. Et saaks ju istuda peal ja milline ta päriselt välja näeb ikkagi. Ja teine variant on ikkagi siis kas Furgner või sofaservice, kus on ka 2 sellist valikut, mis meile iseenesest meeldiksid. Ja tegelikult me ei ole veel mõttest täiesti peast viskanud seda masku varianti. Selle diivani puhul on siis see, et ta näeb välja veidi kumeram. Viljad on tal niimoodi kumeramad. Ta oli tegelikult väga mugav, aga ta ei olnud väga sügav, ehk siis nagu lihtsalt levotada ja filmi vaadata seal võib-olla nii mugav ei oleks. Et siis lihtsalt peabki nagu millestki loobuma, et jah, välimuse poolest mulle ta tegelikult väga-väga meeldis. Ja see kangas oli ka väga kihvt. Kus te tulnud olete? Raha kulutama. Seda laenuraha. Imeline mitte enda raha kulutada. Päris lahe on see. Mulle meeldib see stiil, ma arvan, see sobiks meile. See tõesti meeldib. Nii, see on liiga valge ja see on liiga. Ma tuleks täpselt olla see vahepealne. Selle kangaga nagu. See voodi siis või? Ei! Oi. See siin. Mul on ausad puhtad sokid. Puhtutikad. Te sobite väga hästi sinna voodisse. See on väga voodi. Toon võiks ainult natuke teine olla, ne? Sleepy. See on see, mis me oleme vaatanud ja... Selle nimi on juba Sleepy. Ja ma võtaks need padjakesed kaasa. Okay. Ja teine variant oleks see, mis pildi peal mulle meeldib rohkem. See siin. Aga päris elus on see teine natukene ilusam ikkagi. Kuigi pildi peal see tundub ka väga ilus.
teeb seal, teeb juba voodi ära. See siis või? Jah. Ma teen voodi ära. Sleepy. Väga imeline kaader. Aga päev lihtsalt läks nii kiirelt. See Tallinnas käimine, et mõtled küll, et 2-3 kohta on käia. Et läheb, jõuame igale poole ja saame hakkama. Ja niigi läksime ühe lapsega, et teine oli ju lasteaias ja lihtsalt kiirustad, tormad tagasi. Ja eriti veel gaasivaludes beebiga käia. Autosõit on alati selline, et hoiad sõrved ristis, et kas seekord õnnestub või mitte. Aga nüüd meil ei olnud võimalust lihtsalt, sest pidime tagasi jõudma. Aga iseenesest oli väga produktiivne ikkagi see päev. Sõitsimegi ju Tallinnasse, käisime kõigepealt Iskus. Ma jäin ikka väga rahule selle diivaniga, et kõik justkui klappis. Sõitsime Tabasallu sofaservisisse, seal me oleme juba mitmendat korda. Ja tegelikult me tahame sealt ka voodit. Ja voodi puhul oli seal 2 varianti siis on ju. Ja vist saame ära otsustada. Kangaga on selline, et alati, et äkki ikkagi see või hoopis see teine, äkki on beež igav, äkki võtaks midagi erksamat, aga tead, jälle lihtsuses peitub põlu. Väga ilus, see halli ja beeži kombo. Ja mulle see halli iseenesest meeldis, mis seal ka oli, ta võiks olla lõõks seljaga. Köögist siia vasakule poole siis jääbki tehnoruum taha ja pesuruum, nii-öelda pesumasinad ja kuivatid ja kõik sellised. Praegu see on lihtsalt kola täis, sest konteineri viisime ära ja siin on nagu, jah, see ilmselt selliseks ei jää. Siin vastas on siis kontoriruum, külaliste tuba, hobiruum. Siia tulebki siis töötasapind ilmselt täies pikkuses, mingi kapp ja siia vastu siis tuleb vast mingi lahti käiv diivan ja sinna taha tegelikult ma tahaks selliseid seinariiuleid kinni või nagu seina ulatuses, kus ka siis saab raamatut panna ja midagi ilusat. Aga jah, nende ustega, et projektis ka neid ei olnud kohakutti. See uks tuli siis selle seina keskelt, aga minu jaoks ruumikasutuse mõttes kuidagi oli loogiline, et ma jätan nagu selle osa siin seestpoolt suuremaks, et saabki siin voodit rohkem ja paremini liigutada. Ja mu jaoks oli tähtis, et ma saaks siis need uksed kohakuti ka, kuna need nagu nii käivad sisse poole, mitte nagu koridori poole. Ja see koridor esialgu tegelikult oleks pidanud olema umbes 20 sentimeetrit umbes laiem, et kuna ehituse käigus meil projektis ei olnud topelt kipsi või nagu ospi ja kipsi pandud, et siis see kaotas sentimeetreid ja vist mingi errorid olid natukene siin mingi mõõduga veel. Et siis me tegime selle poole toad suuremaks natukene ja siis koridori jäi kitsamaks, aga iseenesest on piisavalt ruumi siin, ei ole väga kitsas. Ja teisel pool nii-öelda tiivas on siis kõik magamistoad. Vannituba juba olen näidanud. Ja siin samamoodi siis koridori puhul minu jaoks oligi oluline, et need uksed oleksid kohakuti, et tekiks selline struktureeritus ja see vaade, et see vannituba on väga ilus. Siin on meie riiulid, ära lõigatud sein. Vaadake,
mis siin on? Meie vannitoa sein. Te küsite, miks? Tegelikult jah, see oli meil seinas niipidi. Aga tegelikult oleks võinud olla niipidi. Aga jah, et seesama vaade tekiks. Et kui ma vaatan ühest toast välja, ma näen teist tuba, et ei ole nagu selline koopas elamine. Jah, siinpool on siis üks lastetuba. Mõlemas toas on need sisse ehitatud kapiosad. Siia tuleb esialgu siis ronimissein, ma arvan. Ja selles seinas seal on tapeet. Ja mängu mingid nurgatkesed. Ja selles lastetoas on siis vastupidi lihtsalt sisse ehitatud kapp. Mingi väike toolikene, raamatuid lugeda. Siia tuleb voodi ja tapeet. Ja nende akendega, et me viimistlesime need lihtsalt ära. Aknalaudasid kohe vist ei panegi. Pigem ma tahan tekitada sellise laheda raami siia ümber. Ma panen siia pildi ka, mida ma mõtlen. Et seal tekibki selline lahe puidust raam. Ja sellepärast lasime need eraldi ära viimistleda. Ja hiljem saab siia olla, kui lapsed on veidi suuremad, et oma selle kirjutuslaua ja saavad õppida siin, et kõik need pistikupesad on siia ära toodud. Ja sama, ja siit seesama vaade, et on täpselt kohakuti. Ja see päiksekene siit aknast. Ja selles nendes tubades samamoodi, kus on maast laeni peaaegu aknad, või nagu maast siis, ma tahaks selle nagu raami puidust lasta teha. Ja siin toas siis veidi suurem kui lastetoad, aga tulebki voodi, ülevalt rippuvad lambikesed. Siia võib-olla tuleb mingi väike konsool lauakene, mingi see laheda maaliga. Peeglit ei taha siia. Ja siin siis on lahtine garderoob. Ust me siia ette ei ehita, kui siis kunagi võib-olla, kui garderoob on siin niimoodi siin kõrge, et siis võib-olla ehitame lihtsalt nendele nagu mingid kapiuksed ette, aga esialgu mitte. Ja siis saab siia panna mingi see laheda peegli. Ja see sein on praegu selline nii-öelda voodi vastassein on praegu tühi. Ma kohe ei plaani sinna midagi panna. Et võib-olla siin samamoodi ma tahaks mingit seina siis selle marmorlubi krohviga teha, mingi see laheda värviga. Ja siis vaatame, kuidas see tunne on siin. Võib-olla tulevad mingid meie pulmapildid või mingid mustvalged pildid või midagi lahedat siia seina. Aga ma ütlesin, kõik võtab nagu aega ja mulle meeldiks aega pidi neid asju teha, mitte see, et ma juba nagu varakult kõike tean ette, mis ma teen. See elamine ja siis avastamine toimib sisekujunduse puhul nagu korduvalt paremini, kuna sa saadki oma vajaduste põhjal otsustada ja vaadata, mis on vajalik. Et nii säilib see minimalistlikkus ilmselt, et sa saad aru, et sul tegelikult polegi kõiki asju vaja ja see puhtus ja vähem stressi, kuna lihtsalt asjad tekitavad stressi, siis meile ei ole seda tarbetult vaja. Meil siin kodus mingi uus komme tekkinud süüa otse potist, kus riis on. Okei, ja kus kana on? Ja mis see on? See roheline? Koko, brokkoli. Ja mis see siin on? Kanna. No hea tisu. Peaasi, et kõht täis saab, on ju?
see on üldse mingi lapsepõlv, kui kodutänaval ei saa autoroolis sõita. Nii suur tuul on, aga lihtsalt kuidagi täiesti uskumatu ja ei tohiks võtta üldse iseenesestmõistetavalt, et meil on nagu nii vedanud kõikide ehitajate ja asjadega. Aga no lihtsalt on, sest ma tean, kui raske on leida häid ehitajaid, laatijaid, maalreid, elektrikke, torumehi, you name it, nagu lihtsalt. Et kuidagi üks päev räägid, mida sa tahad, saadad pildi ja järgmine päev on juba välja mõeldud, kuidas seda saab, sest saab ja see on lihtsalt mega lahe. Ma olen nii tänulik.